tere! Mina olen Kätlin ja meie tänases videos räägime pisut klientidest ja klientide lisamisest. Kliente on võimalik süsteemi sisestada menüüpunktis Ost-müük kliendid või siis otse müügiarvel pakkumisel tellimusel või failist importides. Kui teil on suurem hulk kliente, kelle te soovite korraga süsteemi üle tuua, siis ongi võimalik kasutada just failist importimise võimalust ja seda saate teha siis Ost-müük kliendid rohkem ja impordi vajutades. Laete üles oma faili, vaatate andmed üle ning salvestate kliendid. Selleks, et näha Smart Accounts'i faili, mida oleks võimalik mugavalt süsteemi importida, soovitame teil kõigepealt süsteemi sisestada ühe testkliendi, seejärel vajutada rohkem ja ekspordi. Ekspordi vajutamisel koostatakse teile siis klientidest fail. Seda faili võite siis enda andmetega täiendada, üle salvestada CSV formaadis ning uuesti tagasi süsteemi importida. Ükshaaval on võimalik kliente sisestada menüüpunktis Ost-müük kliendid ja lisa uus. Kliendikaart näeb siis välja selline. Kui tegu on ettevõtetega, siis on võimalik pärida nende andmeid ka otse äriregistrist, kas nime alusel või registrikoodi alusel. Siin on siis ettevõtte või kliendi nimi, käibemaksukohustuslase number, kui see eksisteerib, pangakonto, viitenumber. Viitenumbrite genereerimist on võimalik juhtida seadet parameetrid menüüpunktis, grupp. Kui soovite kliente mingi kindla tunnuse alusel grupeerida, siis võite sisestada kliendile ka grupi. Aadressiplokis on esimene valik riik. Riikidest on süsteemis vaikimisi olemas Eesti Vabariik. Kui teil on väliskliente ja on vaja välisriike valida, siis need riigid tuleb eelnevalt süsteemi sisestada menüüpunktis seaded ja riigid. Ja kui riigid on sisestatud, siis saate sellega asukohamaaks määrata kliendi või hankija kaardile. Kontaktandmete plokis on kliendi või ettevõttega seotud kontaktandmed. Vaikeväärtuste osas esimene valik on siis ära kanna KMD Infile. See valik tuleks linnutada ära juhul, kui teil on tegu eraisikutega, eraklientidega, kellele koostatud arved ei kuulu deklareerimisele käibedeklaratsiooni lisal. Maksetähtaeg päevades, allahindlusprotsent, käibemaks, viivise protsent, arvemall, pakkumise mall, tellimuse mall. Lisainfo PDF-arvele on selline tekstilahter, mis jõuab ka arve PDF-ile ja paigutub siis täpselt kliendi andmete alla, arvepäise osasse. Vaikeväärtusi ilmtingimata ära täitma ei pea, ehk siis kui kõikidel klientidel on kasutusel ettevõttepõhised vaikeväärtused, siis ei ole eraldi seadistusi tarvis siin teha. Kui näiteks on tegu teil ingliskeelse kliendiga, kellele te teate, et te alati soovite väljastada inglisekeelse malli peal arvet, siis kindlasti tasub ära salvestada juba siia kliendikaardile inglise keel ja selliselt kindlustate selle, et järgmisel korral siis arvet koostades selle kliendile tuleb malliks juba automaatselt inglisekeelne mall. Pearaamatu kontod. Kontod võetakse siis siia vaikimisi kontode alt, seaded vaikimisi kontod, et soovi korral saate kontosid seal muuta. Siseinfo on ettevõtte siseseks kasutamiseks ja dokumentide jaotises saate lisada siis kliendiga seotud dokumente, kui soovite. Kliente on võimalik sisestada ka müügiarvel ja müügiarvel on võimalik samuti kohe ekraanil kasutada ka äriregistri päringut. Valides siit sobiva ettevõtte, lisatakse see klient arve salvestamisel ka teie klientide nimekirja. Nüüd on teil ilmselt kliendid siis sisestatud, saate arveid teha. Täname teid vaatamast ja uute videoteni!